mis iganes harjutused need olid siis, eks ole, terve selle koolitusel, aga mul pole õrna aimugi, mida kõiki on inimeses peidus. No ma olen muidugi väga tänulik Ülarile, et mõnes mõttes ta on aidanud mul käia väga-väga vinget teed ja liikuda edasi inimesena elus. Et inimesed saaksid aru, milleks nad tegelikult võimelised on, saaksid aru, mis tegelikult võimalik on ja saaksid aru, et neil ei ole vaja ühtegi meetodit, et piisab ainult neist endist. Kui ma sain aru, et neid asju tegelikult tulebki rakendada oma igapäevastesse väikestesse tegemistesse, et need on need asjad, mis muudavad lõpuks seda, et milliseks see päev või ajaperiood kujuneb. Ülar Lindepuu, kes on pikalt tegelenud enesearenguga ja täna juhib sellist kooli nagu IKA, mis on keskendunud inimese selgelt nägemisele ehk oma annete avamisele. Ja Ülaril on tegelikult jagada selle läbi oma elukogemuste erinevaid selliseid taipamisi, mis tõesti toetavad mehena ja anda sellist tuge ja inspiratsiooni just valida enda ellu midagi uut. Ehk siis selgelt nägemine on ju tegelikult informatsioonivahetus sotsiaalses keskkonnas ja kogu kõiksuses. Ja tegelikult spontaanselt me saame ju kogu aeg informatsiooni. Me rääkisime, et meie silmad tegelikult füüsilisel tasandil näevad valguspeegeldust ainult. Ülejäänud informatsiooni sellega võtab ju meie teadvus vastu. Me kõik oskame ridade vahelt lugeda ju, on ju. Me teame, mis sellel ütlemisel, mis alatoon seal on. Me mõistame, mida ta tähendab meie jaoks. See on spontaanne selgelt nägemine kõigil olemas. Aga juhitud selgelt nägemine ongi see, et me õpime seda nagu informatsioonivahetust haldama ja saama seda, mis meil vaja on. Kui me näiteks uut toote sarja lanseerime, siis seal on mul küll omad rutiinid, et ikkagi kuidas nii-öelda väestada, küsida see väesümbol, eks ju, panna sinna jõud taha ja nii kogu see meeskond õhinaga tööle. Ja hiljuti me just siin mais lanseerisime ühe toote. Esimene partii sai sisuliselt kuu ajaga läbi müüdud. Üks ettevõte, millega ma tegelen, on Rapakonda, mis teeb siis offroad motosporti, rehvivahetustööriistu. Me oleme selles väikses nišis täna maailma number 1. Kõik mootorrattatootjad, nende tehase meeskonnad, maailma meest, kõik kasutavad meie toodet, eks ju, üle maailma. Koolitus on päris pikk. Küll päevade järgi võtta nagu 9 päeva nagu ei oleks pikk, aga ajaliselt on ikkagi peaaegu pool aastat. Ja see koolitus tegelikult, ta ei ole lihtsalt koolitus, see tegelikult on teie jaoks ka teatud mõttes teekond. Ja tegelikult, mis on veel äge, et sealt IKA keskust on tekkinud selline mõnus grupp meil, mõnus punt sõpru, kellega me teeme erinevaid asju ja lihtsalt kas või treenime oma nägemist sellega, et keegi, mis iganes paneb näiteks kas või mingi näiteks karbi, Facebooki grupis, et mis seal sees on. Me teised siis nii-öelda treenime, harjutame, vaatame, siis pärast vaatame, kuidas tulemused tulid. Selline punt, kellega koos seda teha, kellega koos oma tajusid arendada, et see on väga suur väärtust IKA keskusest. Teie mõistmine ja pildi, üldse maailmapildi arusaam on palju ulatuslikum. Ja siis ka teie eesmärgid muutuvad. See ongi teie sisemine muutus. See ongi see, et te olete uus inimene. Sest meil on siin ka programmis sees kaitseingliga kokkusaamine ehk meie oma kõrgema minaga kokkusaamine ehk kuidas oma kõrgem mina või kaitseingliga suhelda juba, sest tema on huvitatud siit teie liikumisest siit läbi egomaailma. Me oleme ju siia tulnud egovormidesse. Kõik see koosneb ju egovormidest siin. Jah, ega me keegi ei ole siin ei toimeta üksi, et ma kunagi lugesin, see kõnetas mind nii väga, et inimene küsib, miks muidu, kui ma läksin, siis rannal olid 2 jäljed, et kaitseingel käis mu kõrval. Aga et kui oli raske aeg, et siis läksid ainult 1 jäljed, et miks ta mu siis maha jättis. Aga siis kandis ta sind kätel. Kui jälgida, me ka märkame näiteks, et eriti sellistes kriitilistes oludes, kus tekib tunne, nagu keegi oleks
hoiatanud või keegi oleks mulle ette öelnud, tänu millele ma pääsesin või näiteks ütleme mingid sellised avariiolukorrad või et eks see oleks vastavalt maailmapildile, et kes ise oli nii tark, et teadis seda ette ja kellel siis, kes on tänulik meeskonnale, kes selle info talle andis. Iga elukutse sisaldab ju oma problemaatikat, oma ego nüansse. Ego nüansid on siis need ohvripositsioonid. Ja selle kaudu me siit liigume. Igaüks siis valib, kes valib siis spordi, kes valib muusika, kes valib mingisuguse muu teema oma arengu jaoks. Ja me peame jõudma selle sisemise rahuni, et teha elus paremaid otsuseid, tulla sellest duaalsusest välja hinnangute maailmast, sellepärast et see maailm ongi siin hinnangute maailm. Kui räägitakse sellest, et ära vihasta või imesta, siis mina mõtlen täna niipidi, et ära vihasta, ära imesta, aga teadvusta enda jaoks, et miks need asjad on nii või miks inimesed sinu ümber käituvad selliselt, nagu nad seda vahest teevad või miks ma ise käitun selliselt, nagu ma käitun vahest. Et see väga palju ikkagi annab seda teadmist juurde ja ka võimalust lahendada neid asju ja näha neid hoopis teisiti. Kui siin maailmas oleks ainult üks pliiats, eks no ütleme see roheline pliiats, me ei saa talle mitte mingit hinnangut anda, kui ei ole ühtegi samaväärset või mingisugust võrdväärset või mingit sarnast pliiatsit. Aga nüüd, kui ilmub kohe siia teine pliiats, siis see hakkab kohe rääkima, ahaa, tema reviirile on tulnud konkurent. Ja see ütleb, sa oled igavene must. Sa ei kõlba siia meie maailma, eks on ju. See hakkab kohe kaitsma ennast. Kuidas ei kõlba? Mul on ka õigus, eks on ju. Mul on õigus olla must. Ja hakkab seda, sa oled kuule peast roheline ja kõik nii edasi, kuule. Roheline naga, mis asja sa siin köhid ja nii edasi ja läheb kemplemiseks, eks on ju. Eks see ongi see, et aga need toetuspunktid on ju subjektiivsed. Me võime seda hinnangut anda ükstapuha, mis positsioonist. Ja see ka see, et teha elus kaalukamaid otsuseid ehk paremaid otsused, on see juba parema. Mis on see parem? Mis asi see ütleb seda parem? Võt see ongi see meie oma tegelikult ego ütleb, tema on parem. Ego tahab paremaid otsused teha, siis ta on aktsepteeritavam siin selles sotsiaalses keskkonnas, eks on ju? Justkui. Ma ütlesin, et elu on lihtsamaks läinud ja on sellega, et erinevaid väljakutseid elus on palju kergem taluda. Et varem ikka kippusid mõtlema, et nagu asi on teistes, et nemad on umbes mingi, ma ei tea, teevad minu elu keeruliseks ja võtsin ise ohvri positsiooni, et minuga juhtub elu. Siis peale seda ma sain tegelikult aru, et kõik on minu enda kätes. Ja kui teised inimesed näiteks kas või ärritavad mind, siis mu esimene küsimus on, et ahah, et väga hea, et kuhu see mul nakkus, et mida see minus puudutas, et ma selle peale ärritusin. Ja siis avastad igast asju, miks asjad sind nagu ärritavad ja tegelikult kui ära lahendad, siis enam ei ärrita. Me alustame esimesel päeval siis energeetilise tunnetamise harjutustega või informatiivne tunnetamine. Ehk ma tunnetan seda informatsiooni. Ja sellest me alustame, sest see on selgelt nägemise alustalasid ja vundamente. Neid meetodeid meil kõigil on vaja mingi hetk, et saada see enesekindlus, saada aru, et mida kõike võimalik on teha. Ja et seega, jah, igasuguseid meetodeid on kasutatud ja väga tihti ka praegu kasutan lihtsalt, kuna nad annavad sellise süsteemi, et kui kiirelt midagi on vaja, aga enamus aega lähed nii nagu elu kulgeb, et mis parasjagu vaja, seda küsid, seda teed. Ja nüüd, kui me siis ka inimesena oleme energiainformatiivne olend, siis meis ei eksisteeri ju ainult füüsiline tasand ehk see keha tasand ja vee tasand, vaid meis eksisteerib ka see teadvuse tasand. See tunnetus ongi tegelikult informatsiooniga ühenduse saamine. See ongi põhialus. Tunnetus ongi see energeetiline tunnetamine on connectioni või ühenduse loomine mingisuguse informatiivse osaga. Siis see informatsioon saab hakata liikuma meie siis peentasandilt füüsilisel tasandil ehk siis
ajudesse, teaduse tasandile ja meie mõistuse tasandile. Mäletate, rääkisime lahti selle informatiivse mõõtme seal, kus olid need ringid, mäletate, kuni absoluudini välja. Rääkisime, et 4. mõõde on meie füüsilise mõistuse tasandi mõõde, aga meie teaduse tasand ulatub palju kaugemale. Ja siin me õpimegi siis energeetselt tunnetama, ka seda tsiid suunama ka oma kehas, ka väljaspool, lülitama ennast kõiksuse vooluvõrku, tõusud, laskud, vood, kõik, ehk me õpime siis seda tunnetamist ja energiat suunama nii kehas kui kehast väljapoole ja siis igatpidi. Ma ütlen ausalt, neid elamusi on nii palju olnud, et nagu põhimõtteliselt see alguses oli, kui ma käisin seal koolitusel ise, et siis oligi iga päev oli mingi elamus. Iga see tund, kui see tund oli, minul oli niimoodi, et ma ei viitsinud sinna tundi minna tegelikult, ma ei viitsinud käia seal, on laisk inimene. Et siis ma ajasin hommikul, ma olin kaua ikka unega, ja siis pidin ajama ennast vara ülesse, ronin sinna koolitusele, siis mõtlen, et pidin ma sinna tulema. Aga lõppkokkuvõttes päeva lõpus oli, et vau, minu jaoks oli see, iga päev oli midagi uut. Ja ma ütleks, et usalduse tase on see, mis on tõusnud ja see on väga oluline elus, et seda võib-olla ennem ei panegi tähele, kui seda nii ei näe. Hakkame aktiveerima juba sisemist ekraani, sellega töötama, ka õpime siin oma teekonna peal siis ka seda tunnetust ühendama me ekraaniga, et meie ekraan läbi tunnetuse saaks connectioni, tunnetus on see, mis loob, ekraan näitab, igal asjal on oma funktsioon selles tervikus. Ja me paneme kõik need detailid enda jaoks tööle. Tunnetusel on oma funktsioon, sa loob connectioni, ekraani moduleerimine on oma funktsioon, tema hakkab andma teile informatsiooni, ta on kõigepealt vaja üles ehitada, õpetada teda andma meile õiget informatsiooni. Sellel IKA koolitusel oli erinevad meetodid, igaüks sai enda meetodi, et kõiki meetodid peagi kasutama, ma ei kasuta mõnda meetodit üleüldse enam, aga teisi meetodid igapäevaselt, nii et valik on suur. Minu süke kogemus oli, kui ma käisin siis Bronnikovi koolkonnas ja me tegime neid tunnetusharjutusi ja ma alguses ei tunnetanud mitte midagi. No mitte midagi ei tunneta. Aga me pidime kõik tagasisidet andma seal, et mida te tunnetasite, kuidas te tunnetasite, ja ma teatud mõttes tegelikult isegi natuke valetasin seal, et ma tundsin seda ja seda ja seda, eks, ma eelmised, mis rääkisid, ma kuulsin, mida nad tunnetasid, ma kordasin ka järgi, sest ego ei lubanud olla kõige jobum seal, nagu öeldakse. Aga siis jõudis järgi ühe naisterahva kätte, kes rääkis pool tundi, mida ta tunnetas. Et vau, niimoodi võib ka tunnetada. Ja pool tundi ta nagu oskas seda niimoodi veel rääkida siit ja siit ja siit ja siit ja siit. Ja ma olin sellest nagu nii vaimusest, see andis tegelikult, kui ma ei oleks seda teadnud, et nii kasvab tunnet, siis ma oleks oma tundetu kännu elu edasi elanud. Minu jaoks oli see nagu informatiivselt juba toetus, kas seda saab? Ka niimoodi võib ja niimoodi on võimalik. Ta avaldas mulle sellist muljet, et ma ütlesin, et mina ka tahan. Ja mis mulle väga meeldis see nagu üleantud loogika ka, et meil kõigil on oma teekond ja mingil põhjusel meile saadetakse ette õppetunde ja siis sinu valik on, kuidas sa suhtud nendesse, et kas sa suhtud sellesse kui ebaõnne, oi kui halvasti mul läks või ülekohtusse näe, mis mulle tehti või sa suhtud teistmoodi, et kuule fantastiline õppimiskoht, et väga suur aitäh, et mulle anti selline võimalus. Ja see on ju teadlik valik, et ma saan ise valida, et kas minuga juhtub elu või mina juhin oma elu. Et see on väga suur muutus, et nii palju lihtsamaks on läinud, kui sa saad aru, et kõik tegelikult on su enda kätes. Et sinu heaolu ja õnn ei sõltu teistest. Sest seni, kuni ta sõltub teistest, siis sul ei ole kontrolli oma elu üle. Ka siis me rääkisime, et me hakkame kõigepealt siis tunnetama energeetilist tunnetamist, hakkame õppima liigutama kehas energiaid, neid suunama. Ja baaskursuse teisel poolel me hakkame õppima tunnetama läbi arhetüüpide. 4 baasarhetüüpi, siis tunnetamine, lõhnad, kuulmine ja siis see teadvusega nägemine. Käime need läbi. Baaskursuse siis see energeetilise tunnetamine viibki selgelt nägemise hoopis teisele tasandile, kus me hakkame erinevad arhetüüpe kasutama, et tunda, õppida maailma palju paremini tundma. Tihtipeale see, mis inimesed ütlevad, on jäämäe tipp
ja see ei maksa väga midagi, sellesse ei maksa kinni jääda, mis inimesed ütlevad. Küsimus on, mis seal taga on, mis on see jääme alumine osa, mis seal taga tegelikult on. Ja üks oskus, mida siis kõik need IK aastad ja harjutamised on andnud, on see, et tajud inimesi märksa paremini. Et mõnel on see kaasasündinud oskus, minul on harjutamisega tulnud märksa tugevamaks. Me rääkisime, et selgelt nägemine on informatsioonivahetus sotsiaalses keskkonnas. Vahetus. Ehk me võtame vastu, anname välja. See, kui me võtame info vastu, see on impulss. Meie kõvaketast tõlgendab selle oma kujundite vormi, sest need, mis meie kõvaketta peal on, siis seal alusel ta meile loob kujundeid. Ja nüüd me peame ka selle välja andma, siis ta muutub informatsiooniks. See on meie tõlgendus sellest sisse tulevast signaalist. Sellest väljaandmine juba tekitab informatiivse tasandi. Ehk see ongi see informatsiooni vahetus. Miks on siis see energeetiline tunnetamine nii oluline selgelt nägemises? Vaadake, keha on meie kõva plaat. Ja kui informatsioon tuleb ajude kaudu sisse, see aju annab signaali edasi otsingu kõva plaadi peale, siis meie keha hakkab tunnetama, siin hakkab see informatsioon liikuma. See tunnetus on juba see, mis hakkab meile andma vastust. Vahepeal tunnetamine on see, et me juba läbi tunnetuse juba saame aru, mis see informatsioon on. Me ei pea ootama, et ta tuleb meile kuskil ekraani peale, mingitesse kujunditesse. See on kui pikk protsess, eks on ju. Vaid juba see tunnetus hakkab meile rääkima lihtsamaid asju lahti. Sellepärast ongi ta selgelt nägemise põhialuseid. See tunnetus. Eks ma otsisin nähtavasti ka juba midagi sellist, et elu oli jõudnud sellisesse kohta, et kus ühelt poolt läbi vale mõtlemise oli terviseprobleemid tekkinud suure stressiga ja teiselt poolt, kuna olid lapsed, kes rääkisid asjadest, millest ise nii palju aru ei saanud, et siis võib-olla ka mingil määral laste pärast just otsisin, et midagi sellist, mis oleks natukene laiem. Ja siis sõbranna juhtus soovitama, kes oli just IK-kursuse leidnud ja käis ja siis iga kord, kui oli koolituspäev peale seda mulle vaimustunud telefonikõnesid tegi, et mida nad kõike täna tegid ja siis mul sellest tekkis huvi ja ka kindel teadmine, et kui järgmine kursus hakkab, siis ma lähen. Meie koolitus ei ole ainult selgelt nägemine. Teate, et selgelt nägemist võib õppida. Nii Petrovki ütleb, kõik suuremad õpetajad ütlevad, et see on lihtsalt tehnika küsimus. Meetodi õpid selgeks ja tuld. See on õpitav, see on harjutatav. Ka samamoodi on selgelt nägemine, ehk me õpime mingit informatsiooni vastu võtta, me teeme ta omale selgeks. Me õpetame oma sisemise arvuti andma meile reaalset informatsiooni. Petrov oma triloogias mainibki siis, et on spontaanne selgelt nägemine, et see on enamustel inimestel, kõigil, kellel rohkem, kellel vähem. Aga juhitud selgelt nägemine on siis juba harjutatav teatud meetoditega ja mõni, kes meil on käinud siin juba hulk koolituse läbi, räägib, et kuule, ma lugesin triloogiat, et seal on nagu sisemine virtuaalne, kas me ka seda õpime või? Ma ütlesin, et seda me olemegi õppinud. No see on jälle terminoloogia, et kuidas Petrov nimetab seda, kuidas Bronnikov nimetab seda. Bronnikov on nimetanud meie sisemist ekraani sisemiseks bioloogiliseks arvutiks. Ja ta on võtnud kaubamärgi sellele. Siis me ei saa kasutada seda. Tegelikult Bronnikov oli Petrovi esimene õpetaja ja ta on väga palju siis võtnud seal. Aga täpselt samamoodi me harjutame seda sisemist ekraani, programmeerima teda ja nagu Bronnikov oma koolitustel ka siis teeb, et alguses teda õpetatakse näitama meile läbi erinevate tunnete, kõigepealt tunnetus, siis juba lõhnad, maitsed, muud asjad. Ja siis järgmine osa õpetatakse need kujundid selgelt, mille alusel ta meile näitab informatsiooni. Ja siis hakatakse optimeerima seda reaalsust seal.
ehk kogu aeg, et ta see optimeering toimub kogu aeg, ta läheb reaalsemaks, ehk ta läheb täpsemaks. Ja selle jaoks on vaja harjutada. Et keskendumisvõime on väga palju muutunud. Et ma mäletan enne IK-sse jõudmist mul oligi probleem see, et nii palju mõtteid nagu rallis korraga peas ja mõtted nagu sähvisid ja nii raske oli nagu ühele asjale nagu tõsiselt fokusseerida. Ja need harjutused, mida me seal oleme teinud ja mida praegugi mingi teemaga tahad tegeleda, sul on vaja mingit asja vaadata, on ja siis see, kuidas sa pead ikkagi ennast viima sellisesse väga rahulikku olukorda ja siis väga keskendunult toimetama, mis iganes tööriista keegi kasutab. Et see on väsitav, see ei ole lihtne, ja see võtab aega, aga keskendumist on väga palju muutnud ja võimet minna asjadesse nagu süvitsi ja jõuda, avada nii-öelda uusi uksi. Selle jaoks ongi meil treeningud, on meil niimoodi, et ei ole niimoodi, et on 9 päeva korraga, saate kätte ja vaadake ise, kuidas saate. Me käime mingisse väikse etapi läbi, 3 nädalat harjutame, siis me läheme siit edasi, võtame jälle järgmise väikse osa ja jälle lähme edasi, jälle võtame väikse osa, jälle harjutame. Ehk see oleks kogu aeg siuke protsess ja ma ütleks, see on üsnagi intensiivne. Üks asi on õppida need tehniliselt selgeks. Teine asi on see, et ma rääkisin, et see teekond on teie jaoks teekond. No see tehniliste asjade õppimine ei ole teekond. Seda võite mujalt ka õppida ja harjutada, vaid teekonnaks teeb ta see meie sisemine muutus ehk vaimne teema ehk siis meie sisemised blokeeringud, ego. Ja juba ma ütleks, esimesest päevast hakkavad teil kindlasti protsessid käima. Sellepärast, et me hakkame õppima, suunama, liigutama energiat endas, loomulikult ka siin päevade jooksul ka väljapoole. Ja kui me paneme enda kehas, õpime liigutama chi'd ehk siis energiat, siis ta hakkab meie kõvaplaadi pealt tõmbama mida lahti? Emotsioone ehk infot ja see info hakkab tulema ülesse. Minu ellu tõi väga suure muutuse, et ma saan ainult tänulik olla, et ütleme suures osas sellelt, mis on stress, sellisel kujul olen mina ära unustanud, et elu toob meile sündmusi, mis võivad olla emotsionaalsemad ja vähem emotsionaalsemad ja mitte see, et ei ole kurbi tundeid ja sellist, aga see, et kuidas nendega toime tulla, on oluliselt kõik muutunud. Kui teil hakkavad tulema protsessid ülesse, ärge jääge nendega üksi, rääkige meile. Me oleme toeks, me oleme meeskond, me läheme koos siin, et ärge jääge üksi, sest see ei ole lihtsalt niisama, sest võib tunduda tõesti, et mõni asi tuleb nii ristipõiki ette, tundub ülesaamatu. See tundub teile ülesaamatu. See tundub, see on illusioon, mis üles tuli lihtsalt. Ja ärge blokeerige üles, ärge kartke rääkida nendest asjadest. Et me oleme kõik seda teekonda käinud. Et ja just see, et asju tehakse rohkem koos ja võib-olla mõistetakse üksteist paremini ka. Kui asju koos teha, siis seal taga on alati suurem jõud, kui neid teha üksinda. See tuleb huvitav ja pooleaastane rännak. Siis seepärast ma ütlesingi, et te olete poole aasta pärast juba hoopis teise näoilmega siin, kui te olete see poole aasta läbi käinud. See oli nagu meetod, mis edasi arendas, sellepärast, et muidu ma oleksin toppama selle mingisuguse ühe asja peale, mida ma olen viimasel ajal kasutama hakanud, kristallkuuli meetodit. See oli alguses, kui ma õppisin seda, ma mõtlesin, ma ei hakka iial seda kasutama. Ja nüüd nagu kuidagi nagu just sisemist kristallkuuli, mitte nagu füüsiliselt. Aga see on mind juba nagu köitnud. Üks asi on need tööriistad, mida kasutada ja mis mind oma nagu firma vedamisel aitavad ja mis mind äris nagu aitavad ja üldiselt ma olen laiski inimene, ma olen mugav inimene. Et kui saab asju teha lihtsalt, siis ma pigem eelistaks lihtsalt teha ja sealt tegelikult ma olen saanud väga palju selliseid tööriistu, millega on nii palju lihtsam mingeid asju teha ja et ei ole vaja nagu läbi või suruda ennast elus, et tegelikult saab mängleva kergusega saavutada asju. Nii et see on üks asi. Teine asi, mis minu jaoks väga suur võit on just see, et rohkem hakanud
märkama ennast ja oma teemasid, mingid teemasid, mis võib-olla istuvad kuskil väga sügaval alateadvuses ja mis natukene nagu mõjutavad sinu tegemist ja mitte alati kõige paremal viisil. Teinekord nad on kas või lihtsad asjad, võib-olla näiteks süütunne teinekord või mõned väärtushinnangud, mis iseenesest näiteks on väga nooblid, aga teinekord nad ettevõtjana hakkavad pidurdama hoopis sul asju ja tekitavad sulle rohkem stressi. Et siis nende asjade märkamine, nende asjade nagu ära lahendamine enda sees, et see teeb nagu nii palju kergemaks kõike ja nagu lihtsamaks elus. 3. või 4. päeva järgi tuleb iga ühega meil personaalne kokkusaamine. See on tund-poolteist. Ehk miks ta kohe esimese päeva järgi, vaid ongi alles 3. või 4. päeva järgi vaata. Ehk seal ma teen teile spetsiaalse rännaku, juhendatud rännaku. Kuidas puhastada oma kõvaketast nendest blokeeringutest. Et kui siit midagi ülesse tuleb, siis kuidas selle ülesse tulnud infoga hakkama saada. Ehk te saate niisuguse isikliku tööriista, seda ei saa auditooriumis teha, sest me võtame konkreetse teie mingisuguse emotsiooni. Ja selle emotsiooni kaudu läheme sisse. Ma teen ta juhendatult läbi, see on nii lihtne, et kui te olete praktikas ühe korra juhendatult läbi teinud, siis te võite üksi kodus seda teha ka. Kui te teete emotsiooni üles, võtate selle emotsiooni kätte ja teete selle ära ja ta on igaveseks läinud. Eks see on nii oluline metoodika või siuke, ta on lihtne ja ütleme, kui te alguses õpite ka ise seda tegema enda peal, pärast te võite teistele inimestele ka teha need rännakud. Aidata teisel lähedasel midagi. Kui tuleb mingi emotsioon üles, ütlete, et hakka pikali ja teete talle selle läbi juhendatult ja läinud. Tihti, kui mõni teema või ülesanne või tööülesanne ei taha hästi minna, siis ma vähemalt suudan endale teadvustada, et millest see on tingitud ja ma saan ennast aidata. Et kas ma siis otsin sellise huvitavama lähenemisviisi sellele või ma teen mõne sellise harjutuse, mis annab mulle juurde energiat või tasakaalustab seda energiat minu sees või minu ümber, et pärast seda on alati kergem. Et ega kõik asjad ei hakkagi meile kunagi meeldima, aga lihtsalt nendega tuleb osata toimetada ja elada. Vaadake, kui me hakkame energiat liigutama, meie keha on ju meie kõvaketas, me hakkame energiat endas õppima liigutama. Ja teate, kui see energia hakkab meis liikuma, ta hakkab ka emotsioone üles tõstma meis. Ja kui need emotsioonid teil hakkavad üles tulema, siis ma tahaksin teile anda ka tööriista, et nendega hakkama saada. Ja see ongi selle koolituse vaimne teekond, mida te siit hakkate läbi käima. Neid selgelt nägemise harjutusi võib igaüks õpetada siin. See on sama, kui me õpime selgeks 1+1. Selgelt nägemist võib täpselt samamoodi õppida. Aga kui te vaimselt edasi lähe, siis te jäätegi siia väikesesse mätta otsa tiirlema, sinna liivakasti mängima. Teie teadus ei avardu, vaid te näetegi ikkagi läbi selgelt nägemise ainult seda liivakasti. Kui te tahate rohkem hakata nägema, mõistma ja ka ise ennast suuremas plaanis mõistma, ja see ongi kõige vajalik, teie suuremas plaanis ja teie suurem plaan. Te olete tulnud iseenda pärast siia, see on teekond iseendani. See tänapäeva elu ikkagi surub meid päris palju sellisesse kasti, et meie käest oodatakse, on mingid eesmärgid, on mingid tegevused, elu on kiire, et tegelikult tuleb teadlikult endale anda aega ja mõelda ja tegeleda endaga, et need asjad oleksid palju lihtsamad, et mitte nagu minna selle läbi elu nii suure vaevaga. Et tegelikult see ju ei ole meie eesmärk. Mida ma kasutan on see, et ma töötan väga palju ka taotlustega. Et kui sa paned ikka selge taotluse mingi asja jaoks, siis seda sa ka saad. Aga mis juhtunud on, sa pead olema ettevaatlik nende taotlustega. Taotlused peavad olema täpselt läbi mõeldud. Üks minu hobidest on meil golfi mängida ja hiljuti siin oli üks algajate võistlus on ju ja panin siis taotluse, et okei, et soorituspinget ei oleks, et võtaks rahulikult, et minu taotlus on õppida tulema toime sellega, kui ei lähe hästi. Tavaliselt golfisse viib nagu suht kiirelt nagu nii-öelda tuju ära ja viib sind sinna auku, eks ju, sealt on välja ronimine on alati see huvitav nii-öelda treenimiskoht. Mõtlesingi selle eesmärgi, et õppida toime tulema
sellega, kui ei tule hästi välja. Mis tulemus oli? Tulemus oli see, et mulle anti täis võimalus sellega tegeleda, sest seda ma olin palunud. Ehk et mul läkski korralikult halvasti ja läkski halvasti ja järjest halvasti. Nii et mul täpselt see, mida mu taotlus oli, seda mulle anti ka. Jakob, sul läheb täna halvasti, aga sa saad ju treenida. Ise sa küsisid seda, nii et selles mõttes peab olema taotluste seadmisega nagu väga täpne ja ettevaatlik. Ja see ongi meie siis mõte viia see meie energeetiline tunnetamine hoopis uuele tasandile läbi arhetüüpide. Ehk meil on harjutused, kuidas siis õppida läbi arhetüüpide kogema seda. Et see on meie koolituses kõik sees, et see on nagu teekond edasi. Muidugi kõige tähtsam on see, et me õpime asju siis lülitama sisse, lülitama välja ja hoidma neid kontrolli all. Ka see on üks oluline õppeprogrammi osa, et see informatsioon ei hakkas kogu aeg siit peale tulema. Muidugi meie tundlikkus ikkagi suureneb, aga me peame õppima seda kui lifestyle'i. See ei ole nii, et me siis õpime midagi selgeks ja siis me võime ta lihtsalt välja lülitada, et igaks juhuks siis, kui vaja, siis võtan. No ikkagi see tundlikkus tõuseb, aga me peamegi õppima sellega elama. See on uus elu. See tähendabki see teie muutust. Sest kui te selle baaskursus läbi käite, te ei ole enam see, kes te olite ennem ette. Ma arvan, et ma olen täitsa teine inimene, mis ma varem olin. Õnneks ma üha rohkem ja rohkem näen seda, ütleme, sellist teadlikkuse kasvu ka oma tuttavate seas, ettevõtjate seas, tippjuhtide seas. Mingeid asju saab nagu palju lihtsamalt ja kui sa tõmbad ikkagi sinna õige energia peale pahisema, et siis asjad hakkavad iseenesest palju kiiremini laabuma. Ja õnneks ma näen seda üha rohkem ja rohkem oma tuttavate ja oma äriringkondade sõprade juures ka. Ma peaks ütlema, et on väga palju aidanud. Et alustame kas või sellega, et ma suhtlen iseendaga rohkem. Et ma ikkagi räägin ja ma küsin enda käest, et kas need on need asjad ja ideed, mis on tõeliselt minu jaoks hetkel vajalikud. Et ka sisemine ekraan, õpime seda kasutama, õpime seda programmeerima, seda on vaja programmeerida ehk õpetada nagu väikest last. Sest teate, kui väikse lapsele räägi, kuidas asjad toimivad, siis ta ei oska. Aga kui sa räägid, siis ta tekib aru saama. Sama on ka meie sisemine ekraan, et me peame teda õpetama. Ehk erinevad metoodikad, erinevat informatsiooni näitama meile ja siin on ka meil see nagu erinevate harjutuste ja meetodite nagu spekter on väga suur, et ise saate siis endale välja valida, mis teile kõige sobivam on. Ühele meeldib üks, teisele teine, mingisugune nõks või võte ja muidugi me läheme ka oma siis põhjus-tagajärg süsteemi kuskil seal keskepool. Enne me prooviks läbi teha selle individuaalse vastuvõtu, et ta saada selle tööriista läbi kätte, sest et kui me läheme juba oma, nagu öeldakse, põhjus-tagajärg liini sisse oma sinna, me nimetame seda siis karmaliiniks. Mis see karma on? Põhjus-tagajärg süsteem. Ehk kui me hakkame sealt karmasõlmesid lahti võtma, siis need hakkavad aktiveeruma ka, siis hakkavad teemad üles tulema ja me hakkame oma siis elu ülesannet täitma tegelikult. Me ei tule siia mitte mingi muu pärast. Mul on oma sadasid kordasid, kes esitavad küsimust, paganama pärast me siia üldse tuleme. Et ikkagi me taandume selle peale, et ikkagi kõik need põhjus-tagajärg süsteemid ära lahendada duaalsusest väljuda. No see on olnud minu jaoks nii pikk minemine, kuna ma hakkasin ju peale seda kohe ka ise õpetama selleks, et õpetada. Sa pead selle tõsiselt ka ju endale läbi tunnetama, et oma maailmapildiks selle saamast muidu on keeruline ju õpetada. Pluss see, et tehes iganädalaselt trenne teistele harjutades, siis mul oli võimalus nii-öelda palga sees kogu aeg oma teemadega tegeleda väga intensiivselt, mida ju tavaliselt, me kõik ju laisad, et ega me ju ei teeks iga nädal kogu aeg, mis loomulikult minu ellu tõi väga suure muutuse. Ka tulevad meil sellised teemad nagu astraalne rännak, ehk õpime ka, nagu öeldakse, vaatama ennast väljapoolt. Sügavamad astraalsed rännakuid võime ka õppida, aga siis juba ütleme, sellised primitiivsemad asjad, kuidas siis
ja üldse, mis on see astraalne rännak üldse ja läheme juba sellisena välja, seal viimastel päevadel on meil ka ütleme nagu sisemine või suhtlus teispoolsusega ehk siis surnute maailmaga. Ja jällegi ütleme, see surnute maailm on teatud mõttes nagu meil nagu niinimetatud lihtsurelikel ei ole nagu sissepääsu sinna. Ja me ei lähe ka sinna sellepärast, et oma ego toita nüüd, et teate, et mul on sissepääs, aga sul ei ole, vaata. Et see on väga lühike tee, aga kui meil on mingisugune vaimne mõte, siis see maailm avab ennast selle jaoks ja me lähemegi sinna õppima, kuidas võtta lahti suguvõsa teemad. Me läheme sinna suguvõsa koosolekut kokku kutsuma ja sellel koosolekul lahti võtma suguvõsa teemasid, aga see on juba seal baaskursuse lõpupoole. Me kõigepealt alustame isiklikest teemadest, hakkame nendega töötama ja lõpupoole juba nagu suurema pildi peale minema või suurema nagu plaani peale minema. See on üllatus. Ma lapsepõlves juba nägin metsavaime ja selliseid asju, nii et surnud hinge ja sellised ma olen, lapsepõlves juba nägin, nii et. Ma tegelikult sattusin IKAsse kunagi päris ammu ja oma hea tuttava soovitusel. Kuidagi tajud hakkasid minema märksa erksamaks ja paremaks ja siis mõtlesin, et jube äge, et tahaks seda ju arendada, et oleks ju igast huvitavaid asju, mida kõike võiks kasutada. Siis 2 sükest tähtsat osa, selgelt nägemine ja siis ka vaimne areng. On 2 siis keskset teemat, mis me siis siin koolitusel läbi käime. Eriti viimased 2 aastat on ju näidanud, et kui kiiresti võivad asjad meie ümber muutuda ja et see meid ennast rööpast välja ei viiks, on küll väga suuresti selle koolituse teene. Ma pean seda ütlema, et me ei tea ju, mis meid ees ootab veel. Aga et seda enda tasakaalu oleks võimalikult lihtne hoida, vaatamata ükskõik millele. Arvatakse, et kui sa selliste, ütleme, vaimsete tööriistadega tegelevad või neid kasutad, et see on pigem sellised, nagu öeldakse, puukallistajad ja müstikud ja ennustajad ja vaimuinimesed, et ei ole. Ma teen kõige oma lihtsamaid nagu äriettevõtmisi nende tööriistadega ja ka oma enda elus kasutan neid.